Minu nimi Kuldar Leis ja ma olen siin täiesti kohalik poiss, ehk siis oma küla poiss ja mul on kodu on siit kilomeeter umbes allamäge, aga mitte terve elu ei ole allamäge läinud, vaid näiteks täna tuli tulla kilomeeter ülesmäge, et siia Püünele jõuda. Nii et praktiliselt ma räägin nagu kodus. Ja sorry, kui ma natuke liiga kiiresti räägin, siis lihtsalt olukord on selline. Ja mul tehti täna ülesandeks siis võrrelda Kagu-Eesti 3 maakonna ahjusooje arengustrateegiaid, aga seda ettevõtluse seisukohast. Nii et ma ei hakka muus kuhugi minema. Ja mul on väga ilus slaidiprogramm, on selline arenduskeskuste oma, aga nüüd on väike hoiatus ka, et see on kõik, mis arenduskeskustega piirneb, et mul on need enamus on siin oma mõtted, nii et väike hoiatus. Ja lugege nüüd 10 sekundit seda teksti ka igaks juhuks. Aitab küll, ei jõudnud ära või? No ma räägin, et tegelikult nii nagu jõuad Kagu-Eestisse, nii jääte aeglasemaks. Et seal Tallinnast oleks jõudnud ära lugeda, aga siin enam nad ei jõua. Nii et ühesõnaga see oli väike hoiatus, et ärge seda kõike puhta kullana võtke, mis ma räägin ja olge ettevaatlikud. Ehk siis hakkame võrdlema maakonnade kaupa, mis maakonnad on kirja pannud oma arengustrateegiatesse ettevõtluse poole pealt. Kõigepealt hakkame põhja poolest pihta, ehk siis Põlvamaalt. Põlvamaa on ainuke, kes tõi tiitellehel välja ka oma slogani, ehk siis rohelise melu. Ehk siis näete, pealkiri on tähtis, see sisu on, mis seal on, aga pealkiri on välja toodud, ükski teine maakond seda oma sloganit välja ei toonud. Ju neil siis ei ole. Nüüd tumedas on need punktid, mis on ühised kas 3 maakonnale või siis vähemalt 2. Ja nagu näha, siis kohalik looduslik ressurss, puit ja toit, see on läbiv teema kõikidel maakondadel, siin ei ole üldse küsimust. Nüüd ettevõtjate koostöö võrgustikud Põlvamaal, siis noorte ettevõtlikkus, see oli nüüd ühine Põlvale ja Valgale. Võrumaa rääkis rohkem vanadest inimestest, aga Põlva ja Valga rääkisid noorte ettevõtlikkusest. Kindlasti on Võrumaa omal on ka noorte pool sees, aga siia ma seda ei leidnud. Nüüd nutikad lahendused, siis mida tõi Põlvamaa välja on see, et ebapiisavalt on kasutatud meie häid naabreid, ehk siis Venemaad, Lätit ja Tartut. Ja see Tartuga koostöös oli Põlval väga selgelt välja toodud, ka Valgal oli välja toodud. Kohe jõuame sinna, miks Võru ei toonud. Ja milles on Põlvamaa number 1? Number 1 on selles, me oleme kõige väiksem eksportija Eestis. Ehk siis me teeme nii häid asju, et sööme ise kõik ära. Nii, Võrumaa kohalik looduslik ressurss, ehk siis puit ja toit. Nii, Võrumaa on meil tööstusriik, ehk siis tööstusalad on nendele tähtsad, Kaitseväega koostöö, loomulikult, Kuperjanov on seal ja kaugtöökeskused. Vaat siin oli nüüd see, mis Võrumaa ja Valgamaa panid ühte auku, ehk siis tähtis on kaugtöökeskuste loomine, mis on viimasel ajal nagu esile tõusnud. Põlvamaa magas selle maha, ma loodan, et nad selle parandavad. Nüüd Võrumaa tõi välja, et siis vanem põlvkond peaks andma noortele oma ettevõtluse üle. Kuidas seda anda, seda kirjas ei ole, aga küll me tegeleme. Ja avaliku sektori koostööd tahame teha, nagu nii ei tee, aga kui kogu aeg kirjas on, nagu öeldakse arengukavas, siis küll me teeme. Aga mida tõi Võru kui tööstusriik välja selgelt oli see, et pangad ei toeta investeerimist, ehk siis sellest on täna ka juba juttu olnud ja see on sula tõsi, millele vastu vaielda ei saa. Valgamaa, puit ja toit. Nii, turismi, loodusmajandus natuke, siis noorte ettevõtlusse suunamine, ehk siis Põlva ja Valga räägivad noorte ettevõtlusest, näiteks selles samas koolis siin, see on nüüd Põlvamaal, need kes ei aru ei saa, et siin on, sellel õppeaastal oli 13 õpilasfirmat, ehk siis mõelge, väike koht, aga 13 õpilasfirmat, Valgas on täpselt samamoodi väga kõva buum õpilasfirmadega ja tegelikult ka Võrus. Ja see on tegelikult see asi, mis meid elus hoiab. Valga toob välja maksuerisused. Mis teil viga on? Teil ju on seal maksuerisused. Teil ju käiakse seal sellepärast, et teil on maksuerisused. Ja hõbemajandus, ja muidugi kui vananeme, siis hõbemajandus tuleb. Ja Valga tõi välja siis selle Tartu suuna. Vaat siin on nüüd see, et Võru tahab olla selline Kagu-Eesti ikkagi selline väike nagu ühendaja, aga meie siin Põlvas ja Valgas me vaatame ikka 1 silmaga või 1,5 silmaga, nii palju kui meil näeb, vaatame ikka Tartu poole. Ehk siis me päris ei taha leppida sellega, et me kõik kolmekesi peaks koostööd tegema, vaid vaatame rohkem Tartu poole. Mis on veel Valgamaa eripära on see, et 3 keskust on suht tugevad kõik, ehk siis Valga, Tõrva ja Otepää. See on ühtepidi hea, sest on konkurents, teistpidi on ka halb, et sellist väga selget domineerivat keskust ei ole. Ja Valgamaa toob välja kaugtöökeskused ja siis munitsipaalüürimajad. Ma ei tea, kes sealt tagant ei näe. Vähemalt ma olen pikem kui Anti alla istudes ja see tool jääb ette. Ma võtan selle tooliga ära, et osa teksti nii madalal, aga see munitsipaalüürimajad, see on ju tegelikult, kuidas ma ütlen, nagu vormilt on täiesti kommunistlik, aga sisult, kui ta hästi ära teha, võib-olla on päris kapitalistlik, nii et Valga, andke minna.
Nüüd sellega minu arengustrateegia ülevaatus lõpeb ja siin hakkasin ma öid ja kuid magama, et mis mul tegelikult enda mõtted on, mis ma seda analüüsi teen, mis mul enda mõtted on ja siis panin kirja, mis meil on hästi, mis on riskid, mis halvasti ja mis võimalused. Mis meil hästi on? Meil on siin roheline elamine, meil on siin ruumi on palju, tegelikult meil on siin väga, väga normaalne olla ja osaliselt Tallinnast saadakse juba sellest nagu aru, et on hea olla ja osaliselt nagu tullakse. Milles on meil alaväärsuskompleks on see, et meil läheb inimesi ära, ehk siis meil inimeste arv väheneb. Aga kui nüüd natuke analüüsida, kes läheb ära ja kes tuleb juurde, vaat juurde tulevad teie sõbrad, kui te ise ei tule, ehk siis täiesti normaalsed inimesed, aga kes ära lähevad? No, ma ei julgegi öelda, kes ära lähevad. Muidugi läheb neid andekaid ka, aga nad teevad meile seal mujal ka promo, aga päris palju läheb neid ära, kellest me väga nagu kinni ei hoiagi, nagu ka vallavanemad siin rääkisid. Ehk siis võtke see alaväärsuskompleks maha, meil pole häda midagi, elanikkond, kes kasvab, on päris normaalne. Nüüd, mis on veel hästi, me oleme kuradi sitked, me oleme sitked maakad, ehk siis kui on volikogus vaja otsustada, siis me tapleme need vähe ei ole, me teeme kõik otsused 12-11 häältega, kes kuskil täpselt nagu see Põlva gümnaasiumgi, detailplaneering sai kinnitatud 12-11 häältega, no läks sedapidi, sai kool valmis, sai päris hea, oleks ainult teistpidi, me oleks nutnud siin, et ring, andke raha ja miks meil õpilasi ei ole, nad on kõik Võrru või Valka läinud. Ehk siis, kui me midagi ära otsustame, siis me teeme ka ja teeme väga hästi. Nüüd rutiinist välja, ehk siis teate, kui palju on ka minu poole pöördunud keskealisi, noh, nii daame kui mehi, kes on aastaid või aastakümneid on teinud oma rutiinset tööd. Raamatupidaja või õpetaja või mis iganes, ja siis korraga tulevad, ütlevad, nüüd ma sain raamatupidajast, ma hakkasin personalijuhiks. Teine ütleb, et ma olen lasteaia juhist saanud koolitajaks, ma olen metsavahist saanud äpitegijaks. Ehk siis tegelikult inimesed meie kandis on just viimastel aastatel nagu muutnud oma olemust, nad on täiesti teise lehekülje pööranud. Ja vot selliseid tuleb toetada, et nad läheksid oma teel edasi ja me neile kaikalt kodarasse ei paneks. Nüüd, mis meil veel on hästi? Vaadaks, siin on kaks õnnetut, üks on õnnetu, teine on õnnelik. Milles on küsimus? 6 miljardit maailmas kõik armastavad Nike'i. Muidugi on väga ilus pusa, aga meie siin, näed, see õnnelik mees, see kannab naabrimammi kampsi. Ta on võib-olla ebamugav ja ta ei ole nii ilus ka, aga meil on see uhkus on sees, et meil on naabrimammi kamps on seljas ja tegelikult see on päris hea. Ja no see pildi peal täpselt nii on, nagu on. Teine näide, samamoodi söögiga. 6 miljardit või rohkem sööb Kelloggsi krõbuskeid või Nestlé krõbuskeid. Meil on siin kama, meil võib-olla kõigile ei maitse, aga tegelikult mis tal viga on? Kontra ilus pilt on peal, neil on Läti sugemed ja isegi kui meil ei maitse, siis me sööme seda kama. Võib-olla noored ei taha, kui neil muus süüa ei ole külmkapis, siis söövad seda kama. Ehk siis jutu mõte on see, et me ikkagi eelistame seda eestimaist nii kaua, kui me vähegi suudame ja see teeb meist sellised oma kandi patrioodid. Nüüd, mis viimasena hästi on rohkem ei leidnud, on see, et kui nüüd õhtul Põlvas ringi sõidate, siis absoluutne enamus korterelamuid on korda tehtud. Miks nad on tehtud? See on see eestlase kadedus. Ma panin küll siia kirja, et kohusetunne, tegelikult naine käskis panna kohusetunne, mina ütlesin, see on kadedus. Ehk siis naaber niidab muru, mina niidan ka, naaber ostab roboti, mina ostan suurema. Ja nii nad korda saavadki, siin on natuke KredEx on aidanud ja kui te tõesti ringi käite, siis korterelamud on korras, rääkimata eramajadest, meil on päris ilus olla ja ma arvan, et see on ka põhjus, miks meile normaalset seltskonda juurde tuleb. Mis on riskid? Nagu juba räägitud, need minust 2 päeva vanemad, ehk siis 6-7 aastased hakkavad pensile jääma. Ja neil ei ole kellelegi oma ärisi üle anda, ehk siis kas lapsed ei võta või on nad läinud Brüsselisse ja see põlvkonna vahetus tuleb teha. Nüüd samas need lumehölbekesed lendlevad küll nii siin kui ka mujal. Võt nüüd küsimus, kuidas nad omavahel kokku viia, nii need, kes tahavad äri üle anda, kui ka need, kes tahaksid teha, aga kellele me ei oska või keda me ei oska sinna õigesse kohta suunata. See on, ma arvan, meie aasta-2 küsimus. Miks ma seda räägin, on ka see, et vaadake, kui need vanad ettevõtted, kes on 90-ndatel alustanud, kui nemad nüüd peaksid oma pillid kotti panema, siis see mõjub kogukondadele tohutult kehvasti, sest tööta jääb just maapiirkonnas väga palju inimesi. Mis on veel riskid? On ühe inimese risk. Ehk siis, kuna meid on nii vähe, siis igat valdkonda on vedamas praktiliselt üks inimene. No võtame selle sama Kaia Tamme, kes on siin gümnaasiumis õpilasfirmade vedaja. Kui tema nüüd siit ära läheb, võib-olla vajub see kõik nulli. Või Andre Laine, kes tantsu õpetab, kui ta nüüd Tallinnasse ära kutsutakse suure raha peale, siis vajub ka siin tantsu poole ära. Ehk siis see ühe inimese risk, me peame neid hoidma, et nad oleksid motiveeritud siin edasi olema. Siin on ka teistpidi risk, vaat kui satub ette selline, kes on aktiivne hull, ehk siis võtame minusugune, kui mina peaks mingisugust valdkonda vedama,
noh, siis on samasugune risk on teistpidi, või kui ajakirjandus annabki minusugustele väga palju sõna, ja tegelikult ma võib-olla räägin nagu sellist juttu, mida ma ei tohiks rääkida, ma mõtlen ajakirjandus, mitte praegu, ja see mõjutab kogu piirkonda nagu kehvema poole. Muidugi ma ei lohutada, minust on palju hullemaid veel need, kes siin tegutsevad. Mis on halvasti? Halvasti on see, et ma ei ole enam Kuldar Leis, ma ei ole see ilus nägu, kes ma olin vanasti. Ma olen 3680559 ja nii edasi, või siis E19, ehk siis ma olen kas isikukood või ma olen pangakonto. Kui lähen panka, kui lähen EAS-i või Kredexisse või Archimedesesse või ükskõik tulen ka Tallinnasse teie juurde raha küsima, siis mind vaadatakse kui numbrit, ma ei ole enam nägu. Ja tihtipeale vanasti olime, siis kui ma veel pangas töötasin, siis me vaatasime näo järgi, et kellele anda. Aga täna vaadatakse, sul on 3 eurot või sul on 3000 on arve peale, siis antakse, ehk siis Exceli majandus on ikkagi prevalveeriv. Ja seda võiks muuta siin Kagu-Eestis. Nüüd, mis on veel halvasti? Vaata, riik läheb kindla peale. Võtame selle sama PKT, ehk siis piirkonna konkurentsivõime tõstmise programm. Kuhu läks enamus raha? Kergliiklusteedesse. Väga lihtne anda, paned asfaldi maha, mitte midagi rohkem mõõtma ei pea, asfalt sile, asi korras. Samas jälle ägedatele projektidele, vaat meil siin samas poole tea peal, kui ma koju lähen, seal on meil Baltikumi suurim siselasketiir, mis on tehtud aastal 1970 ja peale seda ei ole ükski remontis sealt mööda käinud. Ehk siis, aga see oleks võimalik teha nii turismi kui ka spordikeskuseks. Aga raha ei saa, sellepärast, et seal, vaata, me peame tõestama, et me 10 töökohta loome, aga kui me loome äkki 8, kui selgub 3 aasta pärast, meil on 8 töökohta, siis me peame Euroopa Liidu raha tagasi maksma. Sellepärast ei saa sellised projektid raha ja see on see pool, mida nüüd nagu ka lähiaastatel nagu ümber natuke mõelda, et ehk siis natuke riskida. Mis halvasti veel on? Võib-olla müüsin maha paar nädalat tagasi suvekodu. Selle samas Vanikase kandis, millest jutt oli, ehk siis Setumaa, Võrumaa ja Põlvamaa piiri peal. Ostjad sõelale jäid lõpuks 5 noort peret ja 1 keskealine pere. Ja need 5 noort peret olid kõik praktiliselt ühtemoodi, ehk siis nad tahtsid pangast laenu saada. 1 pere siis lobises välja, et kes nad on. Ehk siis 1 abikaasadest oli õpetaja, läks panka, öeldi, õpetaja saab, muidugi saab, õpetaja on kõrgepalgaline, saab. Kes teine pool on? Teine pool on algaja ettevõtja. Ei saa, ettevõtjale me küll ei anna. Ehk siis ei anta sellistele noortele peredele laenu, kus ka ettevõtja on mängus. See on muidugi selline üle võlli keeratud näide, aga põhimõtteliselt see laenuküsimus Lõuna-Eestis või Kagu-Eestis on teema. Samas jälle ma mõtlen nüüd põnevusega, et kui järgmine nädal hakkab masu, nagu siin oli 2008, järgmine nädal hakkab masu, siis ettevõtjad tõmbavad oma palgad jälle kokku nagu ikka, aga vaatame, kas seekord siis need riigiteenistujad ka palgad kokku tõmbavad või ei tõmba nii nagu eelmine kordki. Ja see tuleb päris põnev vaatepilt. Kui nüüd mitte järgmine nädal, siis natuke hiljem. Nüüd, mis veel halvasti on? Räägime siin nendest kogukondades ka ja võitlusest, et näiteks see, me leiame seal Väimelas või Põlvas või Tsirguliinas, me leiame vajadusel, kui on vaja, siis me leiame selle kogukonna liikme, kes on kõigele vastu. Ja ajakirjandus saab ta kõvasti sõna ka, see on nii lihtne. Mis on siin mure, on see, et vaadake, meil on nagu 3 erinevat kategooriat, ehk siis mina vaatan Aktuaalset kaamerat õhtul. Mõnikord enne seda vaatan suud puhtaks ka või on pärast, ma ei tea, siis kui naine lubab lillekasmast tagasi tuppa tulla. Me vaatame Aktuaalset kaamerat, enamus siit vaatab seda, aga minu lapsed vaatavad Facebooki, mitte vaatavad, nad ongi seal, nad on Facebookis, neil on sellest Väimelast jumala ükskõik, nad ei tea isegi seda, kust kohast see muna välja tuleb, muna tuleb poest. Ehk siis, kuidas nüüd teha selgeks nii minusugustele kui ka minu lastele, et mis siis tegelikult nende uute ideedega nagu õige on või mis on vale. Või võtame siis mul ema on mul Kanal 2, kuulab samal ajal krimi uudiseid, kuskil jälle keegi sai tappa, tal on sellest Väimelast ka jumal ükskõik, sest ta lõhna enam ei tunne, aga siis kui, või mis seal on, aga allkirju minnakse koguma, siis võetakse kõigi käest, selge see, kuidas ma ei anna allkirju, ikka annan allkirju, tore inimene küsib ju. Ehk siis, kas pärast seda tuleb mõni suur ettevõte siia, kes ei ole väga hästi ettevalmistunud ja tuleb siia midagi ägedat looma? Ei tule, okei, ma keerasin natuke üle võlli, aga põhimõtteliselt nii on. Nüüd, mis on veel halvasti, on see, et kas me tajume või mitte, aga taas tõuseb selline suurte juhtide vastu ihalus. Ehk siis tuleb, piltlikult tuleb Tallinnast suur juht siia, on ta siis poliitik või sportlane või kes iganes. Ja me vaatame ja me kummardame, me suud lahti kõigil ja me oma peaga ei mõtle. Tema tuleb ja ütleb midagi ja isegi kui ta siia ei tule, vaid kui me seda isegi telekast näeme, siis meil on selline nagu on ihalus nende suurte juhtide vastu. Ja mis selle tekitab, on see, et kui
kui me näeme neid kordamisi, ehk siis need hakkavad meeldima, kui ma iga päev näen ühte ja samasid nägusi, siis see hakkab ju meeldima lõpuks. Ja okei, sa teed Urmas, teed saateid, siin ma näen ka iga päev, on ju, sellega ei ole hullu, on ju, ma olen ära harjunud, aga kui sa intervjueeritavaid võtad selliseid, keda võib-olla ei tahaks näha, vaata, siis lõpuks hakkab see väga paljudele mõjuma, et kas ikkagi nagu on siis mõtet neid uskuda või mitte. Mul on lihtsa näite, et mul on hakanud sõprade naised meeldima. No ma näen neid nii tihti. Jah, et kui ma neid tihti näeks, on ju, siis ei oleks nagu midagi, aga näen tihti ja täitsa toredad inimesed. Okei. Ja või võtame siis veel ühe näite siia, et ma ise, et kui te nüüd iga päev näeksite mind, on ju, siis oleks niimoodi, et kui me aasta pärast oleks see saal oleks pooleks, 50% vihkavad, 50% on leebemad. Aga nendega, kes on leebemad, ma juba ratsutan päris kaugele, mida on juures olevad pildid on päris hästi näha. Ja nüüd lõpuks, et mis on võimalused, ehk siis riik peab eeskuju olema ja suruma ka tegelikult nii imelikus ei ole, aga suruma ka omavalitsused endale järgnema. Üks näide on see, et müüge maha, mida teil vaja ei ole. Need hooned või ettevõtted, kas need on siis riigiettevõtted või kohalikud, ma ei tea, soojusfirmad või mida tegelikult kohalik omavalitsus ei peaks tegema, müüge see jama maha, las sellega tegeleb ettevõtlus. Teine on see, et igasugune back office, raamatupidamine, kõige lihtsam näide, see tuleb nii palju automatiseerida kui võimalik. Väga hästi on juba riik teinud, et on viinud Viljandisse suure osa raamatupidamist, võtte seda nüüd öelge enda omavalitsusele ka, et samamoodi on vaja kõik, mis võimalik automatiseerida ja viia siis back office Tallinnast ära. Me ei taha kogu RMK-d siia. Me tahame tegelikult ainult seda back office'i poolt. Meil ei ole mõtet kogu struktuuri, me ei taha tegelikult midagi, vaid see osa, mis oleks meile mõistlik tuua, ehk siis mitte suurt asja, vaid palju väikseid. Ja mis on KOV-i ülesanne on see, et luua tõesti taristut ja kommunikatsioone, toetada selliseid ettevõtjate ühendusi, nagu on Center ja Polli, mitte toetada üksikuid ettevõtteid. Nüüd peaaegu päris lõpuks, et me ei ole enam aastas 88. Võiks uuesti tõsta teema ülesse, lüüakse maha, aga uurime välja, palju meil seda fosforiiti on ja meil on isegi uraani ja meil on kulda, võiks vähemalt välja uurida, ülikoolid janunevad selle peale, aga me ei tea täna, palju meil on. Mul on seda siit Kagu-Eestist väga hea öelda, seepärast, et meil seda siin ei ole, see on kõik seal üleval pool. Aga ikkagi võiks teada, et palju meil on ja ka selle järgi analüüsida, kas seda on mõtet kunagi lähi 100 aasta jooksul kaevandama hakata või mitte. Meil on siin Liiva ja Kruusa, kui meil jääb mõni mägi jääb 2 meetrit väiksemaks, tühja kah, aga uurime üle Eesti välja, palju meil loodusvarasi on. Ja päris lõpuks, et kuidas me võiks siis maal töötada? Üks on see samad kaugtöökeskused, millest on palju juttu olnud, see on täiesti õige teema ja siin ma loodan, et riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtjad kõvasti koostööd teevad. Teine on see, et see tasuta ühistransport, millest ka juttu oli, see ei ole piisav, et me saaksime normaalselt tööl käia, ehk siis tegelikult oleks vaja kas siis mingisugust bensiinikompensatsiooni või nendele firmadele kompensatsiooni. Issand jumal, tuled lastakse enne ära, kui me lõpetame. See on automaatika ja back office'id praegu juba automatiseeriti ja ehk siis need firmade bussiringid, ka need võiks kinni maksta, mitte tasuta ühistransportid ja sealt kuhu ei ole vaja sõita. Ja viimaks, et need idufirmad, mis on kuskil seal kaugemal, kus me käime aeg-ajalt, et kuidas neid siia meelitada, kas neid üldse meelitada, eile lugesin ajalehest, et tõukeratastega on pool maailma vallutatud, meie siin vaidleme mingisuguste, ma ei tea, tühiste asjade peale, mujal maailmas panevad tõukerattad ringi, kuradi äge on, äkki jääme ikka elust maha. Ja minu õnnevalem on see, kirja ei saanud, aga mul on pagana kahju, et meil kulub väga palju aega sellise takkajärgi võitluse peale, kus kuskil midagi tahetakse kinni panna, me läheme võitleme, midagi tahetakse muuta halvemaks meie arust, me läheme võitleme, laur läheb selle peale. Parem võiks selle asemel mõelda rohkem, mida saaks teha selliseid säravaid asju siin Kagu-Eestis, mis jäävad aastakümneteks ja soodustavad meie elu siin. Kas või need samad riigigümnaasiumid või keskväljakud või need samad rekonstrueeritud korterelamud või mahepõllumajandus. Vot see on teema, mille peale tulevikus kõvasti mõelda. Aga mul ei tegelikult päris palju mõtteid veel rääkimata, meil on nädala jooksul aega, sorry, et ma nii kiiresti olin, ma eile rääkisin selle jutu kõik naisele maha, ta käskis parimad asjad välja võtta, nii et te kuulete seda kõike siis juba ilma ülekandeta nädala jooksul, aitäh! Hea kokkulepe, ei ära mine ära. Alguses mõtlesin küll, et räägime nendest sõprade naistest ka, aga kell on juba nii palju, ei jõua rääkida. Kuule, aga ikkagi, et miks on siis see nii,
et ainult mets ja puit, vabandust, tuit ja poit. Puit ja toit. Tuit ja poit ehk siis toit ja puit. Toit ja puit. Saad aru, kui on ikkagi rikkus, siis miks ainult toit ja puit? Aga ma ei tea, ma lihtsalt plähvin praegu, aga võib-olla see ongi selles mees alalhoidlikkuses kinni, et kui me ühtepidi nagu kardame riskida mingisuguste uute aladega, et kas anname raha nüüd kergliikusteele, siis ei juhtu mitte midagi, on ju, ja ei tee midagi ägedat, siis selle toidu ja puiduga samamoodi, et kõik, kes siin nagu ettevõtluses natuke pead tõstavad, on ju, ma teen puitu, kõik on siin metsaarg, vaid kõik teevad puitu, teen mina ka. Et see on meie enda probleem ka tegelikult. Kuidas seda ära muuta? Muutub. Ma arvan, et samad õpilasfirmad, see on suur jõud. Nad lähevad Tartusse ülikooli, nad saavad seal väga hästi hakkama, või lähevad ka Tallinnasse ja nad tulevad ükskord tagasi ja see muutub. Ma näen nende noorte käest, et see järgmine põlvkond tuleb peale. Need on meiesuguste viimased kõned siin, varsti tuleb noor põlvkond peale. Juba hakkavad kohe programmist tulema ka takkajärgi peale. Aga ikkagi seesama veel statistikast vaadates, see SKP mõlemad, puit on Eesti üldse ju juhtivaid majanduses nähtusi, ütleme siis nii, toidul ei lähe ka halvasti, aga miks see kohapealne SKP jääb väiksemaks keskmisest Eesti kohta? No ausalt öeldes pole lihtsalt rohkem vaja maksta, sest et ma ütlen palka, sest et kriitiline osa töötajaid on olemas, see oli muidugi pool nali, aga me olemegi kaugel, meil on seesama ühenduse probleem on ka, et siit ikkagi Tallinnasse tundub, et on palju lühem maa kui Tallinnast siia kas või, et midagi nagu vahetada ja me oleme, ja meil ei tule ka, võib-olla on ka probleem see, et meil ei tule tippspetsialiste ikkagi. Me ei suuda palgata haritud tippspetsialiste, kes meie tootmisi teeksid, nagu moderniseeriksid. Ja see on meil nagu selge puudujääk, et seda lihttööjõudu isegi jätkub ja seda on võimalik ka mujalt tuua, aga tippspetsialisti siia toomine, see maksab isegi rohkem kui Tallinnas. Sest kus ta siin elab ja kuidas ta siin toime tuleb. Kui sa mõtled auditooriumi peale ja saad aru, et siin on oluline osa heast Eesti ametnikkonnast, mida nemad saaksid ära teha, et see oleks võimalik? Ma arvan, sellised üritused on super hea näide, et üksteist tundma õppida ja kui pärast ka rääkida nagu arutleda igasuguste teemade üle, et siis nagu teatakse, et mis meil siin probleemid on ja ma arvan, mingid aastad tagasi võib-olla tõesti, kui oli rohkem kui omavalitsusi, siis tundus keskvõim alati selline kauge ja kalk ja suured ülemused, aga see on hakanud muutuma, väga hästi on hakanud muutuma ja kuna meid kogu Eestis ikkagi väheneb ka, et siis rahvas hoiab järjest rohkem kokku ja ma arvan, et see uhke Kagu-Eesti suudab täna tarkade inimestega mujal ju päris hästi rääkida. Kuldar. Ja mul on õudselt häbi, et ma nii ümmarguselt vastasin, aga sa küsisid ka täiesti imelikke küsimusi. Need olid mul lihtsalt kirjas. Aitäh, Kuldar! Jaa. Palun!